Phoenixbet on omadele toeks korvpallist kuni rallini. Phoenixbet, panustame omadesse. Robert Virves, viimati rääkisime paar päeva tagasi crosskardi võistlusel, nüüd oleme juba Portugalis MM-rallil. Rajaga on tutvutud, mis esimesed muljed on. Portugal on sellisest tuttav koht. Jah, et teed on lahedad. Portugalis on alati mulle meeldinud, ma arvan, ja nii palju, kui me praegu nägime, siis tundub, et on korralik ralli ees. No rajad on ju, enamus on tuttavad, et siin väga palju, üks katse vist on uus või sellised, mida pole siin sõidetud varem, et kuidas sulle see Portugal üldse nagu iseenesest meeldib? See on selline hea rallisõidu koht sinu ajaks. Ja, ma arvan küll, et ega omajagu oleme tegelikult käinud siin ja okei, tegelikult on natuke rohkem uut, aga on ka mingeid, mida on juba ammu sõidetud, et üsna võib-olla muutuv on see olustik kohati, aga iseenesest ma arvan, et võiks sobida. No, eelmine aasta, mäletame, auto oli siin samas, lõppes lömmiskatusega, et kui palju sellised eelmiste aastate rallid ja mingid ebaõnnestumised ka ütleme aasta hiljem mõjutavad või need tuleb ruttu peast välja visata? No kui sa poleks meelde tuletanud, ma poleks mäletanud endast, aga ei, see käib asja juurde, ega sa ei saa nendesse kinni jääda. Sa ei sõida seekord punktidele, et mis sellise ralli peamised eesmärgid on? No sa ütlesid, kui me lauluväljakul ka rääkisime, et üks asi nagu valmistuses Kreeka ralliks, kui läheb punktide peale sõitmine. Aga nagu ikkagi võistlusrajal oled ju siis võistled ka, et kuidas need eesmärgid ja see tunnete erinevus on siis punktide peale sõites ja mitte punktide peale sõites? Eks suures pildis ikka võtad seda samamoodi, et ega ainus vahe ongi see, et lõpus see punkt ei saa, et midagi nagu otseselt teistmoodi sellepärast teha ei saa, ma arvan. Okei, me üritame nagu võib-olla natuke rohkem autot avastada selle jooksul, kus võib riskida mingite asjadega, mida muidu võib-olla ei proovi naljalt ralli käigus, et kui nagu paned valesse suunda millegiga, siis siin ei ole nagu otseselt midagi kaotada. Kui sõber sa praegu selle autoga oled, tunned ennast väga mugavalt selles masinas? Niivõrd kuivõrd, ma arvan, et eks omajagu on selle autoga sõidetud, et keeruline öelda. Mingitel hetkedel kõik toimib, aga endiselt on ka mingeid olukordi, kus võib-olla ei ole nii lihtne, kui tahaks, aga üldpilt kokkuvõttes, ma arvan, võiks okei olla. Kuidas sa enda rolli tunnetad praegu selles WRC2 sarjas, kus konkurents on teadeti väga tihe, siingi on kohal ju väga palju häid sõitjaid. Samas sa oled mees, kes on selles klassis juba MM-rallisid võitnud, et kas sa tunnetad sellist nagu tähelepanu või kerget survet enda peal ka, et see on nagu kõva sõidumees, et seda siin jälgitakse rohkem? Ma võib-olla liiga palju sellistele asjadele rõhku ei pane, et ma üritan reeglina iseendaga hakkama saada, et see kas on või pole nii, see lõpuks käib asja juurde igal juhul. No sa oled siuke tagasihoidlik mees, ma mõtlengi, et kas see küsimus mõte oli selles, et kas see siuke võib-olla natuke suurenev tähelepanu, kui sind nagu nii palju juba teatakse, nagu häirib sind ka või sa suudad ikkagi nagu minna sellesse omasse maailma ja olla oma maailmas nagu rallivõistluse ajal? Ma pigem usun, et ma saan rahuliku peaga hakkama. No sa oled üsna noor mees, samas sa oled päris kogenud ja kui sa nüüd mõtled kõiki neid kordi, mis sa siin Portugalis oled sõitnud või ka muudel MM-rallidel, et kui palju sa ise muutunud selle ajaga oled, just ma mõtlen professionaalsuse mõttes, et kas sa ise nagu tajud, et sa nüüd tead juba asju, kuidas täpselt teha ja on, kui sa vaatad tagasi mõne aasta taha, siis praegu teed asju juba teistmoodi?
jah, ma tahaks uskuda, et nii-öelda paari aasta taguse ajaga on päris palju muutunud paremuse poole. Aga sellegipoolest ikka veel on olukordi, ma arvan, rallidel, isegi kus on kordi käidud, et kus tundub nagu oled esimest korda. Aga see, ma arvan, on ka natuke selle ala võlu, et see isegi kui kogu aeg on nii-öelda miski samamoodi rallil, siis tegelikult ei ole kunagi ta samasugune nagu eelmine aasta. Aga oskad sa näiteks nagu välja tuua, et milles see isiklik areng kõige rohkem väljendub? Ma arvan, kõik nüansid, mis sa võid nagu rallisõitja või rallisõidu puhul võtta. Alustades nii-öelda suhtumisest, ettevalmistusest kodus. Kindlasti sõidu poole pealt on areng toimunud ja eks kui sa kogu selle paketi nagu kokku paned, et siis see väiksed asjad, mis teevad lõpuks suure vahe sisse. Tuleme lõpetuseks tagasi selle ralli juurde, et spordimeestel on üldjuhul eesmärk, kas seda välja ütelda või mitte, aga ma ikka küsin, et mis selle ralli eesmärk on? Ainult võit? Tahaks nii öelda, jah, aga ütleme, siin on võib-olla jälle olulisem meie jaoks, et see läbi sõita. Nii-öelda, et loomulikult hooga, aga et kindlasti lõpetada ralli ja nii-öelda eelseisvaks punktihooajaks kõige nagu paremini valmis olla. Aga edu sulle!